Teie see on Messi Express. Saate toob teieni Coolbet. No enam ei ole hommik Brunch. Welcome. Tegelikult, kas saad aru, mis ma hakkasin mõtlema täna hommikul? Kas sa mäletad veel seda aega, kui inimesed tegid pilte duckface'idega või? Mina teen siiani. Ei, aga nagu neid nagu hardcore duckface'i nagu enne lipfillereid, nagu mida inimesed suutsid teha. Ma ei tea, aga ma teen siiani too. Ma teen tead, miks ma teen seda või? Sest minust lõuajoon tuleb paremini välja. True, ja siis sa kohe... Sa tõmbad, vaatad need kuidagi nii lohku ja siis sa nagu... Teine variant on, et teed seda kalaface'i. No see on veits taunu, vaata. Aga... Anyways, tere tulemast. Tere, uus location. Ma ei tea, kus ma viimati nagu alati, ma olen viimati mu maakodus. Kohale mõisast Pärnusse. Meil on see Eesti trip pooleli. Aga tõesti. Reaalselt. Eesti trip. Eurotrip, Eesti trip. Jaa. Äsraga me oleme Pärnus ja nagu te näed, nagu kes käisid grandi nädalavahetuse Pärnus, siis teavad, mis silm. Nagu vabandust tõesti, mis see terve suvi on olnud? Nagu jaanidele me istusime samamoodi sees ja olime mingi sajab vihma. Jälle 6 aega möödas. Jälle sajab vihma. Ja räigelt ladistab nagu niimoodi, et me sõitsime 2 minutit taksoga mõlemad nagu eri otsadest ja me maksime 8 eurot takso eest, sest et nagu ma ei tea. See on nii kõudne. Abi vihmast rääkides, saad aru, ma käisin vaata laulu peal on ja esiteks kõik, kes käisid laulu peal, siis nii freaking äge. Nagu tõesti äge, võtab mingi silmamärjaks ja siis kas nutsid seal? Mul võttis silmamärjaks küll, ma pean ütlema. Aga mul oli esimene kord publikus olla. Ma palju elu nagu ikka. Aga mul oli esimene kord publikus ja kuidagi see, et sa ikka, kooris vaata, sa tunned seda ühtsuse tunne, et kõik me laulame täpselt samu sõnu, kõik koos on ja me oleme harjutanud seda, me esineme. Ja seal on nagu teistmoodi. Aga kui sa oled publikus ja see aasta oli nii palju, ma ei tea, kes nägi videod, ma panin veel enda Instastory'sse ka seda. Saad aru, muru lihtsalt seal lauluväljakul, seda ei olnud olemas. See oli mingi muda. See oli lihtsalt muda, aga kõik oligi kummarid. Nagu sa kujutad, esiteks, sa ei tundnud mitte kedagi ära, sest kõigil oli kapuutsid peas, vihma käivid peas. Samas ongi parem äkki. Jaa, et kõigil olid mingisugused telgid on ju ümber ja kummaritega panid seal, no tõesti, see oli kas sa olid ka kummaritega? Ja mul ikka kummikud. Ja, mõnus saapad, jah. Aga mul isegi vedas, ma ei saanud vihmast, ma läksingi kuskil õhtu poole, mingi 5 läksin, siis ei tulnud. Ja päike isegi tuli välja, nagu mega mõnus tõesti, üli wholesome üritus. Et kõik, kes käisid, ma ei tea, bondime. Aga mis sa sealt vihmaga? Siis ma käisin rongkäigul ka. Vend räägib hullult ilmateadet. Nagu mul hakkas nii kahju, sest ma mõtlesin, et täitsa oleb nagu need inimesed, no see rongkäik kestab ikka väga kaua. See oli siis laupäeval. Et rongkäik kestab nii kaua ja need inimesed tulevad kokku, nagu nad on oodanud seda mitu aastat. Ja mõtle, kui keegi ei ole tee ääres nagu lehvitamas ja kaasa elamas. Ja ma mõtlesin, et siuke ilm on, et keegi rotsalt ei lähe lehvitama ja kaasa. Ja siis ma olin mingi appikene, et ma pean minema. Mul ei olnud väga midagi teha ka too päev, on ja. Ja siis ma läksin, vihmavarjuga seisin seal on ja olgugi, mul olid nagu jope ikka seljas, ma nagu päris nii vihma kindlalt ei pannud, sest mul oli vihmavari on ja ühel hetkel ma lihtsalt tunnen, kuidas mul kukub nagu näkku kogu aeg, siis ma vaatan, saad aru, nii kõvastades vihma, mu vihmavari hakkas läbi laskuma. Lõpeta ära, seda ma kuulen küll esimest kord, et vihmavari laseb läbi, aga... Nii haige, saad aru, nagu ma mõtlesin, et mingi putukad või midagi, alguses lihtsalt nagu tõmblesin ja siis vaatan üles, lihtsalt kuidas tilgub sealt läbi. Nii ebareaalne vihm ju. Ei, praegu on täpselt samasugune vihm, let's be honest, nagu. Oh my god, ja siis vihmaga seoses, veel üks lugu. Ei, it's all connected. Kuna vihma on nii palju tulnud, siis on seened kasvanud. Ühesõnaga vist on hea seeneaeg, on ja et muidu tegelikult... Sügisel rohkem. Vaata, ma ei ole mitte kunagi seenel käinud, ma nüüd käisin esimest korda. Mis see korjas? See oli väga huvita. Kukeseeni korjas, ma oskaks midagi muud korjata. Aga oma sõbra Keviniga läksime korjama ja siis ma ütlesingi, et ma ei ole kunagi varem korjanud, on ju, siis ta oli mingi pole kellegi seene korjamises süütus võtnud. Aga tõesti, seeni oli mega palju.
Ja oligi see, et nii palju vihma on vist olnud, et kas sa tahad öelda mu spotti, kus sa käisid või? Kusjuures see oli veel nii naljakas, et no me olime Tallinnas on ja pärast tööd veel ja siis ma mõtlesin, et kuskil, Tallinna ikka peaks teadma, kus kohas siin on mingid spotid ja asjad. Ja siis ta mingi tea, mul on spot tunni aega kaugusel, sõitsime tunni aega. No. Ja siis me sõitsime Käsmu poole. Põhimõtteliselt peaaegu Käsmu. Okay. Siis ma mõtlesin, what the frick, et nagu siis, kui ma elasin Rakveres, siis inimesed käisid sinna seenele. Ja tahad öelda, Tallinnamat tulevad ka Rakvere oma seeni võtma või nagu Lääne-Virumaa seeni. Püsi Harjumaa. Võib-olla Harjumaal ei ole nii häid seeni. Harjumaal vist ei ole nagu sellist metsa. Väga-väga ilus mets oli tõesti. Ma panin enda Instastorisse ka mingi vau seenel. Panin rohkem puudest pilte kui seentest. Aga ma sain ikkagi korraliku... Ma mõtlesin näidata pärast. Mul on telefoonis praadisin kukaseeni. Anyways, seentest ja vihmudest tagasi Pärnu juurde. Siis, kui keegi ei ole veel aru saanud, siis praegu on see grindi nädalavahetus. Ja mina ja Pepe tulime siis Pärnusse. Mina tulin juba neljapäeval. Juba huugasin neljapäeval siin Huudis. See peaks kuskilt siin samas olema, võidaks. Ma ei tea, nagu mega fun oli Lambist. Tribu Posta tegi korra kerge laivi seal. Ja siis eile käisime apteegis. Apteek oli suht... Ma ei tea, mulle väga ei meeldinud. No, Pepe oli hommikuni seal, nii et talle vist väga meeldis. Ja siis me läksime Sunsetti. Ja siis mu sõbranna, eile oli siis pilet 40 €, konkreetselt 40 €, Sunset ja see oli nii haige. Ja siis mu sõbranna nagu mingi, fuck, ma ei tea, et ma ei taha väga osta, ma ei nagu, meie eest vahet ei ole, raha peab ringluses olema, nagu vaata. Saad aru, ma esimest korda kuulen Janellet ütlemas seda, et raha peab ringluses olema, et suva. Nagu ma olen kuulnud tema pigem seda, et 40 €, ei, ma ei maksa, I don't care, ma ei maksa. Aga tead, vaata, üks hetk sa pead lihtsalt alla andma. See lihtsalt, see on kaua sa surud ennast, et sa ei lähe siin paremaks, need piletihinnad on peresest, et nagu grindina. Jaa, true, nagu need ei lähe paremaks, sorry, sina ei osta, ostab keegi teine. Täpselt. Ja kas ma tõesti selle pärast lähen koju ja olen nagu mingi mökk kurva näoga mingi istun seal, kõik on peol või? No see ei ole ka vibe. Ja siis mu sõbranna oli mingi, ei, ma ei tea, ma ikka ei tule. Ja siis üks hetk ma näen, vend hüppab kuskil rahva sees, ma mingi, mida? Siis vend on mingi, et mingi vend ostis mulle õues pileti. Ma mingi, nice, kes see vend on, nagu ma tahan temaga tuttavaks saada reaalselt nagu. Aga ma ei tea, mina ostsin ise endale pileti kahjuks. Aga tegelikult väga tore oli, sealt sees oli ruumi actually. Ma ei tea, kui keegi on Sunsetis käinud, siis viimased aastad on see nagu packed on. Ma tean, et Pepe käis eelmine aasta. Aga see aasta oli väga fine. Võib-olla sellepärast, et pilet on nii kallis. Võib-olla sellepärast, et nagu siis ma hakkasin mõtlema seda, et grandipilet on ka, see ei ole grandipilet sees, vaata, sa pead eraldi ostma juurde. See ongi põhimõtteliselt pool grandipilet, et sul juba mingi... Jaa, et... No way. Ma ei tea, päris heavy laks. Ainult vaesed jäävad õue ja rikkad on sees. Tuutub nii! Anyways, täna me oleme siis, me ei olegi öelnud, kus me oleme. Jaa, see on uus koht, see on alles avatud. Jaa, et kunagi oli see Miami, aga Miamis sai Tuju. Jaa, nüüd see on Tuju gastrobaar. Jaa, ja siin on mega kena. See on nagu ülilus. Nagu ma veel ütlesin Janellale, et nagu ma käisin ringis ja siis ma olin Janellale mingi, kuule, et seal taga on nagu mega ilus suur terrass, suur laud ja asju. Siis ta oli mingi, davai, lähme. Siis ma mingi teed, et see on õues, aga me ei saa minna sinna. Siis ta vihma saab abist. Nii kurb tegelikult. Oleks võinud ju õues vaata istuda ja filmida. Jaa, ja kui nagu päike paisaks küütid. Tundub, et see aasta ei saagi. Kõige kurvem on see, et see on pigem... See on, ütleme, ilmselt terve suve kõige tulusam nädalavahetus Pärnus. Aga reaalselt, sest ma arvan, et Pärnu peale seda... Ma ei suuda tuua nagu ühtegi paralleeli mingi teise üritusega. Ja siis on siuke ilm. Ehk siis see katib nagu... See, ma arvan, kui muidu need käibed ja tulu, mis nad oleks teeninud, oleks olnud, ma ei tea, 3-kordne võrrades tavanädalavahetusega, siis nüüd see ilmselt jääb samasse auku ikka. Ja. Sest et tõesti, me tulime, see on siis asub selles Suppeluse tänaval ja siis kui me seal Suppeluse tänava alguses Janelle kokku saime, siis Janelle nagu mingi, vaata mingi ghost town, ühtegi hingelist ei liigu, nagu mingi 1-2 tükki. Aga siis me nägime ühte sõpra vloogimas. Gin Turbo oli käes ja läks juuksurisse. Kõige praegu on, vaatame, nagu sätime siin on ja siis kõnnib mööda, siin on üli hea people watchida. Ja siin on väga hea people watchida. Vaata, esiteks autosid ei liigu on ju, see on ainult jalakäijate tänav. Ehk siis siin on nii freaking hea people watchida.
nii et tulge siia. Üks vend käib telo käes ja blogib mulle. Ja siis me veel naerame omavahel, et raudselt tuli aftergalt kuskilt, oli see õlle. Aga hoopis läks juuksurisse. Vennal peab täna fresh showing täna olema, sest esinemine. Ja täna on ikkagi suur esinemine templis. Nii et, aga jaa, ma soovitan täiega siia sööma tulla. Me nagu näete, meil on toidud ka laua peal. Ja ma tahtsin seda öelda, ma tahtsin teid Janellele öelda seda, aga te kõik kuulete. Vaata, see jää on nagu üle terve klaasi või nagu see läheb siit siiani. Ja, probably. Ja. Näed või? Ja, näen küll. Tahaks see niimoodi, Pane suuse endale. Palju sa maksad mulle selle eest? Mitte midagi. Tasuta. 40 eurot pilet show'le. Mulganeela ja põhjused. Mul oli kõik raha sunset'i ilmselt, nii et mul ei ole täna midagi pakkuda. Oh my god. Ei, saate aru, siis kui tuleme siia, ma istun taksos ja kuna mul jäi kaart jäi maha, siis ma pidin uue mälukaardi ostma, ma saaksin teile salvestada ja siis eks ma pidin 2 eraldi taksoga tulema. Niimoodi, et ma ei ole täna mitte midagi teinud, ainult koduuksest välja tulnud ja mul on juba läinud 30 eurot. Ma räägin. Ebareaalne. Ja mul ise nagu tegelikult mitte midagi saanud selle eest autos istuda. Teslaga sõita. Ja kui suures, mitte ainult, vaid ma olin seal autos, ta on tegelikult ise vist, või kus on mingi takso tegelikult. Siis ma vaatasin, et no kuna eile olid taksohinnad ülikallid, täna olid, siis ma vaatasin, et tal on see takso, need hinnakiri oli nagu siis seal kleebitud, nagu ikka taksodel on. Siis vaatasin, mis asja alustustasu on ja 3 euri ja mingi kilomeeter oli mingi 70 senti. Siis ma olin mingi fuck no, nagu räige skämm tegelikult. Ma tegin pilti ja küsisin numbrit ja siis küsisin, kas sõidab õhtul või öösel ka. Siis ütlesid jaa. Ja siis ma olin tavai, siis näeme hiljem. Reaalselt nagu. Sest need on odavamad taksod kui Bolt. Lifehack teile kõigile. Või siis ma sõitsin näiteks Polli-tõuksega eile koju. No, võt seda ma ei... Aga ma olin nagu kaine selles suhtes. Ma ei olnud nagu... No, vihma... No, okei, ei sadanud öösel. Vist ei sadanud enam lõpuks. Ja see oli ka, kuna ainult üks tõuks oli, siis me pidime mu sõbrannaga kahekesti selle peale sõitma. Ärge tehke seda, aga mida ma teen? Lasen tal joosta kõrval. Nagu eelmine aasta Ketriin jookses. Ketriin jookses. Nii et me sõitsime ja muidugi sõitsime nagu mitte ühtegi autot ei sõitnud ja siis järsku mendi auto lihtsalt seisab tee ääres ja ma olen nagu mingi fuck. Oh my god. Hüppasime ruttu maha ja siis jooksime selle tõuksiga lihtsalt. Kuni mingi põõsast oli ette ja siis me saime sõita. Aga tegelikult täna, me tulime rääkima ikkagi lugudest, nagu me panime enda Insta story. Jaa. Aga tuleb välja, me enda nii palju lugusid, nii me teie lugusid ei räägi. Saik. See oli kõik prank, aga ei, tegelikult meil ikka paar head lugu sinna tuli ja me ei anna nõu, me lihtsalt reaktime pigem. Ei, ma arvan, hakkame nõu andma. Ja, issand, päike tuleb välja või? Aga äkki alustad siis selle lugudega või? Jaa. Ma ei tea, me räägime lihtsalt enda oma natuke siia vahele. Mingi hetk. Ma ei tea, ma alustan äkki kellegi teise loost. Alustame kellegi teise loost ja siis räägime enda oma vahele. Sest mina neid lugusid ei tea, ainult Janelle teab. Kuna Janelle neid kogus. Jaa, keegi on kirjutanud Triibu Masta Loki Smash. Mis see peaks tähendama? Ma ei tea, ma arvan, keegi on vist nagu tahtnud rääkida, et Triibu Vasta on nagu Loki Smash, I guess on. Ma ei tea, kes Triibu Vasta on. Anyways, siin on üks lugu. Käisin aastaid tagasi ühe kutiga teidil restoranis ja ta Crazy X tuli meid aknast pildistama ja filmima. Mitu tundi hiljem restoranist lahkudes oli ta ikka seal ja jälitas mind autoni karjudes mõnitavaid sõnumeid. Kui kutile ütlesin, et saada perse, siis ta ütles mulle don't be dramatic ja saa üle. What the hell, aga? Mees, kui siuke... Kui siuke asi juhtuks, siis ma oleks ka mingi, mida? Ma ei tea, mis ma teeks isegi. Nagu mida sa teed? Ma istuks sinna autosse. Ei, nagu ta läks oma autosse vist. Jaa. Jälitas mind, eks nad vist läksid eraldi äkki koju. Ja mitte koos selle kutiga, sest ma arvan, see kutt... Jah. Ma arvan, et see tüdruk vaata, nagu teid sai läbi vaata. Ja pluss, kui ta on ühe kutiga restoranides teidil, äkki see oli mingi Tinder. Ei, mine pekki, nagu siis tegis küsimus, et miks ta teda jälitab. Nagu, kas nad on tegelikult koos? Ma ei tea, ma ei tea, siin on nagu, mul tahaks väga palju... Liiga lühike vastus. Ja liiga, ma tahaks ekstra küsimusi siit. Aga nagu,
samas see, ma ei tea, kas see tüdruk nagu ei mõelnud, et see nagu Loki ja Mark või ma ei tea. Nagu mitte see tüdruk, kes nagu teidil käis, vaid see tüdruk, kes röökes. Ma on ühe korra niimoodi olnud, et kuidas ma seal Austrias käisin suustama, siis seal on sellises spot, kus sa pead olema nude, on ja? Mis mõttes? Või nagu sa ei tohi ujukatega käia. Spaas või? Jaa. Muideks Amsterdamis on kõik spaad siuksed. Jaa, no see on nagu mingi selle Kesk-Euroopa thing, ma ei tea, see täiesti normaalne seal. See ei ole normaalne. Mis ma just kuulsin, et üks sõber mul rääkis, et Ravalas käis samamoodi keegi käis ilma ujukat. MyFitis ilma ujukat siin spaas. Nagu saan aru, kui sa käid nagu ainult meeste omas, võtta, aga kui see ühine, see on nii pisikene ka, ma ei tea, vahet ei ole. Ja siis seal Austrias ka saunas inimesed nagu või no mitte inimesed, aga jälitasid või? No mingi meesterahvas, siis käib järel sul, läheb nagu igast nagu sinna sauna, kuhu lähed, siis tuleb sinna järgi ja siis üritad nagu eest ära. No meil oli 3 ilusat tüdrukut ka, on ja lihtsalt tuleb samasse kohta, kus meie kõik oleme. See hakkas üli imelik, siis lõpuks oli see, okei, davai, let's spread out. Ma ei tea, millest või auru sauna peaks minema, siis seal ei näevad. Jaa, aga minust on väga imelik nagu... Ta on mega creepy. Miks sa üldse paljatad spaas olla? Ma ei taha teisi inimesi paljalt näha, nagu see ei nagu... Ei. Ma ei tea, see on fucking imelik, ma ei tea nagu, minu jaoks on imelik, ma ei taha, mõtle, sa istud seal saunas oma paljapepuga, ma pean oma paljapepuga pärast sinna peale. Ei, sul peab olema, vaat paljalt ei tohi istuda, sul peab rätik alla olema. No ma tahaks loota, aga ma ei tea, kas kõik panevad. Ega su pea peal, see oli suht range. Oh my god, see oli ka nii awkward, sest et ühel inimesel ei olnud, on ja siis tuli see korrapidaja, tuli nagu sinna sauna, oli nagu mingi, joo, sina. Nagu... Aga ta juba istus seal ilma... Ja, no kardad baktereid. Ei, miks ma peaks kellegi teise nagu, juu, ei. Aga kui tal oleks olnud nagu ujukad, siis oleks fine või? Aga tal ikka puti on väljas ju. Ja, aga sul on vähemalt mingi asi seal vahel ju. Sul ei ole ainult kivi ja nahk. Kivi, aga püksid, see nahk ikkagi läheb selle kivi peal, kui sa istud. No vähemalt mitte su pepu vahe, on ju. Kas pepu vahe nii kui ei läheks, sa said... No ma ei tea, äkki mõnel. Sai spreed out ja patšikke. Ei nagu point on selles, et nagu... Anyways, see saunas jutsugi niimoodi, et see korrapidaja tuli ja siis ütles selle mehele, et nagu... Et mine too rätik on ja siis ta tal ei ole, et mingi tahad nüüd lähed tood. Ja kujutad, et nagu terve sauna ees ja see on suured saunad. Võtma palju pepuga, mingi see hakkab shame'ima. Ta pidi ju püsti tõusma siia kõige ees, vaata. Nii, Mark. Ja siis nagu tõi nii piiriks tüülis kuidagi nagu... Kas oota, sa käisid seal spaas nagu või? Jaa, me olime kõik see saunas siis. Nagu kellega sa käisid? No terve meie sats käis nagu sõbrannad, kõik, nagu me läksime kõik koos sinna. No pärast suusat, kujutad terve päeva suusat, et nagu... Lihtsalt chillist kõik paljad. Saunas on nii pime ja sa ei näe nagu nii. Ja nagu sa võib rätik ikka ümber olla. Aga kas sa istusite siis rätik ümber? Jaa, ma istusin rätik ümber. Siis kui ma naistega koos olin ainult saunas, siis võtad ära nagu. Aga miks? Teiste naistega suva. Aga miks teiste meestega ei ole? Ma ei tea. Kas sa oled nii ahvatlev? Mul sõbranna paps istus nagu kõrval, siis ma mõtlen, et ma ei tea. Lähen niimoodi, ei lähe ju. Ei, ma ei suudaks. Ei, see on täielik no. Anyways, keegi kirjutas ka, et loo asemel küsiks, kas olete ise Tartusse Glamour-peole minemas? Tahaks väga teiega pidu panna. Kas me räägime sellest Glamour-draamast või? Mis Glamour-draamast? Kas selle nisurukkis? Nisurukkis. Kaerna. Ei, ma mõtlesin... Ei, ma mõtlesin nime Kaim. Glamour-draama. Glamour-draama. Tegelikult ma ei tea, kas see on meie asi rääkida. Võib-olla praegu veel ei ole. Räägime siis, kui see on nagu tulnud välja enda poolt. Igastes Glamouril on draama ja uksed lähevad kinni. Ei lähe. Oodake. Need kõik tulge Tartusse kohale, see viimane Glamour. Okei, nali. Aga mis ei tea. Meie kahjuks Tartusse ei lähe, sest et me oleme Islandil. Võt, okei. Sorry. Jaa, sest me oleme Islandil, nii et me kahjuks sinna minna ei saa. Nii, Pepi. Aga vaata ära stu sulgutes seda välja ütle siis. Sulgu seda nii. Okei.
Läksin ekskutist lahku ja kirjutasin ta kohta kirja salajuttudesse. Tervitused. Ja somehow tundis tema ja ta sõbrad end sealt ära ja nüüd ma the biggest villain in their story. Aga vähemalt living my best life. Joo. Meil on olnud nagu draama. Mäletad tookord selle juuksurisalongiga? Jaa. Ja siis ma mõtlesin täpselt sama asja nagu sorry. Ma räägin story nii, nagu see oli. Ja kui sina tunned ennast ära selles, siis nagu äkki väike wake up call. Siis ma ei valeta ju ja siis sa valetad ise endale ju. Miks sa pahan oled, kui ma räägin tõtt? Ma ei tea, vaata, võib-olla inimesed ei suuda kuulata. Joo, aga ma tahaks kuulda seda lugu, nagu mis lugu oli, siis nagu mida ta tegi, et ta tundis ära, me peame kuulama, siin on referents ka pandud selle jutudesse, et me saame teada. Aga nagu minu arust on alati see, et nagu kui sa tunned ära, ma ei tea, räägid mingi suvakast isikust või asjast ja tunned ära, siis reaalselt. Nii ongi, lepi sellega. Nagu tõesti, mis meil muud nagu teha on? Näiteks minul on, ma ei tea, ma räägin selle vahel ühe storyga. Näiteks, ma ei tea, näiteks mu sõbrad kindlasti tunnevad ennast nüüd ära. Mul on üks sõber. Kunagi me siis käisime, mu sõbranna elas veel vanematega ja me käisime nagu suht tihti nagu peale pidu seal või kui kellelgi on kuskil magada, siis nagu alati seal sai nagu, see alati nagu inimese mahtus. Ja siis ühe korra ma mäletan, mu sõber käis veel kaitseväes ja ta tuli vist nädalavahetuseks koju, on ju. Ja nad olid siis väljas, käin mina ja too hetk seal ei olnud. Also ma kohe ütlen ära, et seal korteris on mingi Bermuda või mina ei tea, mis seal toimub. Seal korteris on haigeid asju juhtunud veel. Nagu see on ainult üks nendest haigetest asjadest, mis seal korteris juhtunud on. Aga just story oli siuke, et nad olid pealt koju tulnud hommikul vara, muidugi inimesed on purjus, on täiesti nagu lädrapurjus olid. Ja siis mu üks sõber jäi diivani peal magama. Põhimõtteliselt seal on elutuba ja siis nagu toad on ümber. Ja ta jäi magama diivani peal, aga ta vist unustas ära, kui ta vetsust tuli, et ta magas diivanil ja ta lihtsalt läks mu sõbranna vanemate tuppa. Mind you, mu sõbranna vanemad magasid selles voodis ja ta hakkas ronima sinna nende vahele. Oh my goodness. Ja mu sõbranna ema pidi üles tõusma ütlema, et nagu, mis sa teed siin vaata ja pidi ta diivanile tagasi viima. Oh my god, kas sa saad aru, nagu meil on niimoodi ähekara olnud, et nii kas sa kujutad ette öösel, et sa öösel magad ja sul mingi vend hakkab voodisse ronima, ei. Kole siis simu laps nagu. Reaalselt, aga nagu lähed viid tagasi ja kõige aegim see, et hommikul see sõbranna pidi tööle või kuhugi minema ja see kott jäi üksi magama sinna diivanile, et vanemad ärkisid üles ja vend lihtsalt mingi tukkus seal. Oppikene. No see on cool, nagu siis üks vanemad on. Ei, ta on väga toredad vanemad sellest, sest nagu võib-olla mõni teine ema või isa oleks juba mingi välja lihtsalt. No samast tegelikult ma ei tea, lapsevanemad ikkagi on siuksed, nad hoiavad kõiki lapsi vist, kui sa juba oled lapsevanemad. True, nagu mis sa ikka teed? Jaa, aga kus juures naljaga story sellega veel tuli meelde, et mul vaata, kui me olime nagu väiksed, mul õde nooremad oli siis nagu kõige pisem on ju meie seeskond. Me läksid MS-i, läksid reisile ja siis me olime nädal aega, elasime sõbranna siis nagu peretuttavate peres on ja siis oli niimoodi, et me 2 autoga pidi hommikuti minema kooli ja lasteaedast, et me oli nii palju lihtsalt. Oh my god, kui haige. See oli lihtsalt full-time job. Ja siis elasime see majas ja Ronja oli nagu nii pisikene, et ta kodus ka on ja magas MS-i voodis vahest. No. Ja siis oli ka mingi, ma ei tea, kas oligi mingi torm või midagi või ta niisama hakkas kartma või miskit. Ja siis ta nii kartis, et ta läks nagu öösel sinna mu sõbranna vanemate tuppa on ja ja see oli mingi nagu, et ta tahab voodisse on ja siis kohe nagu sõbranna jääb mingi, muidugi tule siia on ja nii armas nagu pisikene tule. Aga siis Ronja oli sellele isale nagu mingi, sina mine minema. Ütles või? Ja see isa pidi minema alla diivanile magama. Oh my fucking god. Nagu siuke attitude resk tuli. No muidugi sina mine. Ja ta oli mingi, ta sind ma kardan, nagu sind ma ei taha, sest ta oli võib-olla siuke, ta oli nagu habe ka. Okei, vaat väikeste laste jaoks. Et väikeste laste jaoks on ju hirmus tšurr. Nagu minu papsid öösel visatakse välja lihtsalt voodis. Aga see oli nii naljaga, siis kui seda lugu räägiti, siis lihtsalt mõtled, mis attitude. Nagu samas vahest on tõesti
tõesti hirmus magada, no mis teed? Ma arvan, me kõik olime kunagi väiksena siuksed. Okei, keegi küsib nõu meie käest, no kuidas saada lahti inimesest, kes vaimselt manipuleerib? Ma ei taha selle inimesega suhelda, aga tema tahab kogu aeg kokku saada. Kui ma ei taha, siis ütleb, et räägib välja mu saladuse, mis ma talle usaldasin, kui temaga kokku ei saa. See on nagu next level manipuleerimine, blackmailimine. Holy shit, see on blackmail, see on väljapressimine. Aga nagu, kui ma ei kujuta ette, kui ma nagu saad selle inimesega kokku ja sa lihtsalt mingi, et ma ei taha sugu chillida. Ja täpselt, nagu ma olen siin sellepärast, et sa muidu räägid mu saladust välja. Võita, aga mis see saladus saab olla, et see nii? See oli mu teine küsimus, nagu ma mõtlesin, aga mõtle nagu, mis saladus need on, kas need on mingid, no ma ei tea, mis saladused. Ma ei võita ette, võib-olla kes kellega magab. Kuigi, saad aru, mul ühel tuttaval oli niimoodi, et olid nagu parimad sõbrannad, ja siis sel ühel oli nagu mingi kõrval suhe ja see parim sõbranna oli nagu ainukene, kes teadis sellest. Ja. Sellest oli nagu möödas väga kaua, kui see parim sõbranna läks siis rääkima selle tüdruku mehele seda. Täitsa perses. Ütles, et ma ei suuda enam rohkem seda saladust umbes. Teate, ma olen ühe korra sama asja teinud. Aga see oli siis, kui ma olin ka pisikene, ma ei tea, mingi... Siis kui oli väike, kui ma olin 5 aasta, siis ma rääkisin saladusi. Ei, ma ei tea, mingi teismeline. Ja siis mu sõbranna pettis ka oma kutti ja ma teadsin sellest. Ja siis ma ei suutnud ka lõpuks. Ma lihtsalt nagu meelest, ma ei suuda niimoodi olla, nagu, et ma lihtsalt nagu chillin teiega ja ma olen lihtsalt nagu mingi üli awkward. Ja, aga see ei ole nagu sinu asi rääkida. See ei ole minu asi rääkida, aga mul lihtsalt nii ebamugav lõpuks. See ei ole nagu... Aga siis... Persse küll, mina räägi ise siis juba ära, miks mina pean kannatama või miks sa üldse mulle räägid seda nagu? See on teine asi, et aga samas jällegi, kui sa mu parim sõbranna, siis ma räägin selle kõigest ju. Nagu ma ei kujutaks ette, et sa oleksid mulle mingi teemaga, et kuule, et ära rääki mulle, ma ei tea, sellel teemal, sellepärast, et niisugused asju ma ei kannata, ma ei suuda hoida enda sees, ma ei suuda saladust hoida. Nagu ma ei mõtleks elu sees selle peale. Ma olen täiskasvanud inimene. Aga nüüd sa tahad, et ma räägin seda saladusi? Peppi, ma hakkan blackmailima. Aga ma ei tea nende... Tead, kõige lihtsam sellises olukorras on olla mingi, et tavai räägi. Aga oota, kes ütled, et tavai räägi, et sul on nagu suurem võim. Sa tead samamoodi, kui te olete nagu head sõbrannad, siis sa tead samamoodi tema saladusi. Täpselt. Aga siin on veel... Ma ei tea, kas see on mees või naine, vaata, kes blackmailib. Ei ole öeldud. Aga samas, kellele see mees midagi räägib? Ma ütlen, sa valetad. Vot, see on kõige haigem. Saad aru, nagu sul räädakse mingi, Janella tegi seda, on ja lähen räägin. No, kontsult tõestust. Ja siis on nagu mingi, ei ole olnud. Mäletad seda storyt või? Eelmine aasta. Nagu meil oli üks väga-väga tõsine lugu, mis on Janellaga seotud, on ja politsei on seotud sellega. Okei, politsei ei ole seotud sellega. Mis fucking lugu? Ütle lihtsalt. Kuidas... Jaa, põhimõtteliselt. Ja siis ütles, et ei ole olemas, ma ei tunne seda inimest. Ja siis sa mõtled nagu mingi fuck, aga ma ei saagi midagi teha, siin on lihtsalt sõna vastu. Ma ei tea, ei nagu point on selles, et nojah, vaata, mul ei ole otsest tõestust ka selle nagu kohta, et mis ma siis ütlen nagu sõna vastu. Ja isegi mina kas üks hetk kahtlema, see sõbranna, kes oli seal loosse segatud, nagu kes oli nagu kõige rohkem sinna segatud, tema isegi hakkas kahtlema endas. Et kas ikka päriselt oli nii, aga siis ma olin nagu mees, mida fucki, me oleme nii brainwashed juba sellest inimestest. Et sa lihtsalt ütledki, et ei ole. Aga siis samamoodi ütled, et ei olnud. Manipuleerid. Ma ei tea, nagu tõesti, see on nii toksiline pigem kannata ära. Nagu mis, kui need saladused, ma ei tea, kui need saladused ei ole siuksed, mis rikuvad su elu ära või noh. Samas vaata, kui mina oleks selle story välja rääkinud, siis võib-olla see oleks... Aga samas ma rääkisingi selle story välja. Sa rääkisid selle story välja. Ma ei tea. Aga ta ikka huugab ringi. Ma ütleks, et sorry, kui sa vangi ei lähe, siis... Siis on fine. Siis on fine, las räägib selle saladuse välja. Not true. Ma ei tea, ma ütleks lihtsalt, et tavai räägi ja... Saada meile kõik ta saladused ja siis, kui ta lekitab sinu saladused, siis me autime teda. Jaa, hakka ähvardama teda meiega. Jaa. Mehega koos 10 aastat. Aga ta pere on... Siin on emoji. Sa üritad anda vibe edasi. Et ta pere on siis see emoji, kus nagu aju plahvatab. Sekkub meie ellu, helistab mehele üle päeviti ja at least ootab, et ämma kodus kõike teeks. Ootab, et ämma kodus kõike teeks. She has a man.
ehk siis ämmal on mees ka veel, aga see järelikult ei ole isa, selle poisi isa või? Võib-olla mitte. Oma last kasvutada ja manipuleerida juba aastaid on ju lihtsam. Please help a girl out, do I need to say my goodbyes? See on raske. Tead, see on mega pekkes. Ma pihkan siukest paska nagu reaalselt. Ja see on väga heavy ja mis minu arust nagu, ma olen naine, mul on nii lihtne seda, aga minu arust on täiega mehe koht lihtsalt, kus, sorry, ma ei pea hakkama kehtestama kuskilt. Aga vaata, osad on nii memmekad. Ja see on ainult meeste ja emadega. Nagu ütle reaalselt sellele mehele, kas sa kujutaksid ette, kui minu issi helistaks mulle iga päev, küsiks, mis ma teen, kuidas mul läheb, kas ma ikka süüa saan korralikult, kas ikka peigmees hoolitseb su eest. Kas sa kujutaksid ette, kui mu issi kontrolliks mind niimoodi, nagu mida see mees tunneks? Ta tunneks täielik luuser ju, et teda ei usaldata. No jaa, aga ma lihtsalt mõtlen nagu... Ma ei tea, vaata, siin on väga raske, võib-olla see on mingi, ma ei tea, vaata, võib-olla kunagi sellel emal ei olnud meest, siis oligi see nii-öelda see peika ja see ema oli lihtsalt nagu, ongi vaata üksik laps äkki ja siis ema on, täpselt, ja sa ei saa sellest nagu kunagi lahti. Aga mõtle, sa oled 10+ aastat koos. Siis pead ikka vanus peab ka juba olema. Nagu ei reaalselt girl, sul peab olema siuke... Ma ei tea, 10 aastat kannatanud ja nüüd on nagu mingi fuck, ma ei suuda. Sul peab ikka olema ise looma. Aga samas võib-olla ma ei tea rääkida sellest teemalt ja öelda konkreetselt, et kuule, et ma lähen minema muidu, kui sa fucking asi ära ei lõppe. Ei paki juba asjad ja minegi minema. Ja siis jätta kiri. Räägi oma emaga. Reaalselt, sest et nagu... Aga ma ei tea, mis värk sellega on. Reaalselt nagu meestel ja emadel on nagu teistsugune bond, kui on tütardel, emadel ja tütardel ja isadel. Ma ei tea. Poja ema asi on ikka crazy. Kuule, ma nägin üks päev TikTokis, tuli mingi TikTok mulle ette, kus oli vist mingi kutt ja tüdruk olid koos suhtes, aga sellel tüdrukul oli mingi vähk olnud. Niimoodi, et emakat enam ei ole, vaata lapsi ei saa. Ja siis seal teine, see on see TikTok, see on mingi really nice to meet you TikTok on ju. Ja siis teisel pool oli see kutt ja siis selle allkirjas, aga et ta ema on nõus seda meie last kandma. Ma olin nagu mingi vabandust, mida? Oh my god. Kui fucking freaky nagu su mingi poja osakesed on su sees ja siis kasvab laps. Kas see üldse on okei või? Ma ei usu. Nagu meditsiinilis, kas see on legaalne? Ma ei tea, aga samas vaata, kui sa võtad, ma ei tea, võib-olla külmutatud vaata need munad mis iganes, mis sa paned siin külma. Et siis tegelikult vaata ema mingid geene vist ei lähe sinna sisse, kui on nagu võetud nagu... ei, et ta lihtsalt kannab. Kui sellel naisel ei ole... Aga ta on surrogaat nagu? Jah. Aga siis on vaata, võtad ikkagi temalt ja isalt, võtavad selle... Ma ei tea, aga see on fucked up nagu. Ei, see on väga perses. Su ema sünnitab sulle lapse. Ma küsin oma ema käest, mu ema läks mingi... Sayonara, Pepi. Kuule, ma viitsid mulle lapse sünnitada. Ela hästi. Mine pekki. Ma mäletan mingi aeg, kui mul läks nagu, kui mul päevadega vaata, naistel lähevad tissid nagu suuremaks. Siis mäletan, mu tissid poppisid nii hevilt tookord, et mu ema oli nagu mingi, et ega sa rase ei ole. Tal tuli full paanika, ta oli juba mingi, hakkas koduvõtmeid mult ära võtma. Ei, see on veits friki nagu. Aga tõesti, ma ei tea, mida... Let that man go nagu. Kõige lihtsam on vaata astuda kõrvale ja jätta see probleem sinna paika. Et suhtes ongi see, et kui me oleme üks tiim, siis me tegeme nüüd probleemidega. Aga kui see probleem ei saa lahendust, siis jaksab ka otsa, siis ühel hetkel sul on äkki kuskil maha astuda. Teine mees kuskil. Ja. No ma olen nagu, ma ei tea, võib-olla lihtsalt mu isa on nüüd juba nagu nii vana, aga... Oi, koer. Täta, sorry, mul on komme. Pepi teab. Kogu aeg. Te kujutate, kui Barcelonas käisime, siis oli kõige kord. Oi, koer. Koer. Oi, mis nunnu. Mõte 2 tükki seal on ka. Anyways, et tema nagu minu ema jaoks üli mitu korda välja astunud enda pere eest. Ja siis võib-olla on see ka, et minul on nagu see ootus, et minu mees teeks sama asja. Ja kui ta seda ei tee, siis ju on väga lihtne. Fuck nagu, ma ei tahaks kasutada fuck ja piiblit nagu ühes lauses, aga piibel ütleb ka, et sa pead valima, hoidma enda kaasa poole, et sa pead valima enda naise. Sa oled piiblit lugenud või?
Jaa. Päriselt? Piiblikoolis käinud. Päriselt? Või no mitte nagu... Piiblikoolis? Kuidas on eesti keeles? Leerikool. Leeris ei ole käinud. Sa ei ole käinud? Ma ei ole käinud, aga muidugi ma tean. No aga kui sa kirikus saab jälleuta, siis peab käima. Siis peab, aga ma olen ristitud küll kirikusse, nii et... No Leeris pead ikka käima. Aga mida, mis see tähendab? Kõik ütlevad leerikooli ja I have no idea, mis see actually tähendab nagu. No see ongi mingi, ma ei tea, pühapäevakoolid, kus käid ja õpid. See ei ole väga kaua. Suht easy. Soomes on suht evi. Soomes käivad kõik ju koolis. See on mingi 9. klass või 8. klass. See on nagu mega big thing. Kõik käivad. Siis pead olema. Pärast on mega pidu ka, ma mäletan. Mul täditütar sai siukest klotsi pärast seal peol nagu. Aga kas see nagu... Kas soomlased ongi kristlased või? Jaa. On või? Jaa. What the hell? Ma ei teadnud. Mis siis matsid vahepeal on? Eile ka türa, ma ei mingit soomlast. Eestlased võiks ka olla nagu rohkem usklikumad. Me oleme lihtsalt nii 2 jalaga maa peal nagu inimesed, vaata. See tegelikult nii kurb, vaata. No jah, vaata keegi... Eestlasi ei ühenda mitte miski. Jah, laulupidu. Iga 5 aastaga. No, aga vaata, eestlased on juba siuke rahvas, et me ei ole toetavad üksteise suhtes absoluutselt pigem kadedad ja pigem nagu sobime nagu kellelegi teisele halba. Kui seda, et ta kellegi on nagu successful ja me oleme lihtsalt vaatame kõrvalt mingi, mis sa teed. See on mega kurb, vaata. No, see on kurb. Ja see on kohati nagu ohtlik ka selles mõttes, et kui sa mõtled, et noh, ma ei tea, usk ikka inimesi veits kuidagi hoiab ja juhatab on ja... No sellepärast meil siuke kaos toimubki siin. Tead, ma arvan, et point on selles ka, et nagu... Ma ei saa öelda, et meil kõik oleks siin riigis perses, aga meil veits on nagu... Oh my god, see oli nii hea, see mingi meem, ma ei tea, kas sa nägid, kus kui laulupidu oli, on ja siis oli võrdlus, et kui Prantsusmaal tõstetakse makse, siis inimesed on tänavatel protestivad, on ja räigelt. Kus see protest on? Räiged meeleavaldused. Ja siis eestlased nii laulavad tantsivad. Nii tore, aitäh teile. Tead, sellepärast ma läksingi närvi. Mina siin laulu peale ei lähe esiteks. Mille nagu üle mul nii õnnelik on olla? Kuule, ebareaalne. Vabandust, aga see ongi nagu mingi peenise kujuga. Võits küll. Ma ei saa seda näed praegu, aga vaatele. Aga inimes nagu... Ma ei tea. Tead mida? Noh. Ära stressa selle üle, mida sa ei saa muuta. Jah, raha on ringluses. I guess. Ma ei tea, kui kaua see mõtteviis Janelel kestab. Nii kaua, kui mu raha otsa saab. I love it nagu. See on uus Janele. Siis kui mu raha otsa saab, siis mul ei ole ennast. Järgmine lugu. Pidin, mis see siis on mingi hookupima? Hukkapima? Oh my god! Peppi, oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, mis fucking inimese oled nagu... Oh my god, sa ei saa olla nii vana, sa oled nagu rääs 50. Mis hooga? Issand jumal. Saad ka abi, vaata, kas siukse inimesega ma pean suhtlema. Oi, okei. Issand jumal, kas ma pean äkki aitama siin natuke? Ma ei suuda niimoodi ümber lülitada, kui ma nagu loen eesti keeles ja siis kohe inglise keeles. Nagu siis ma loen ju seda eesti keeles. Aga sa kirjutad ikka ju eesti-inglise segamini? No jah, aga mul on ju lihtne, vaata lugeja valib ju tooni. No ei kes? Ja siis kui ma nagu, kui ma loengi mingi kui sa vaatad peale, siis sa nagu ei saanud aru, et see võiks olla nagu ma nagu saan. Okei. Pidin hukkapima ühe prantslasega, kui asjatama hakkas... See on esiteks 2 sõna, in my defense. Okei, true. Ühe prantslasega, kui asjatama hakkasime, siis saime aru, et kumbki ei vaibi. Kuidas see käib? Mul on ka juhtunud. Ja siis sellest sai teraapias sessioon, kus ta jõudis järeldusele, et kolib Eestist ära Palile. Sama. Lõpetasime suhtluse, sest ta ei maga... managenud, et ma olen teda nutmas näinud. Managenud või? No ma arvasin, et managenud. Managenud, et ma olen teda nutmas näinud. Oh. Tead, mis arvan, mis meestel on? See nutmisega. Ja nad on mingi, oh my god, sa ei ole mitte kunagi nutmas näinud. Kas sa oled üldse mõnda meest nutmas? Okei, ma olen oma ekspeikat. Ma olen ka näinud ühe korra. Ajame mehi nutma! Aga ma ei tea, nagu... I guess, ma ei tea, prantslased on vaata nii emotsionaalsed ka vist äkki või? Mul on ka üks sõbranna, kes hukkapis prantslasega, siis pärast seda
see vend oli talle mingi okei. Nii, sinust saab minu sinust saab minu abikaasa, sinust saab minu lasteaia ema, me tuleb 3 last, nii me abiellume järgmisel suvel. Kõik plaanid paigas. Okei. No ma ei tea. Palile. Aga kuidas see juhtub, et see nagu algus vaibid ja siis pärast ei vaibi? Tead, see on vaata osad inimest see chemistry nagu on. Chemistry. Vabandust, mul on pohmakas, ma ei oska veel väga hästi rääkida. Et see kuidagi, te saate muidu nagu üli hästi läbi vaata, et nagu kõik on vaibunud, aga siis kui te jõuate selle asja juurde, siis saate mõlemad nagu mingid kuidagi ei ole seda nagu siukest tõmmet vaata, et ei ole siukest nagu intiimsust äkki oma vahel. Vist on isegi olnud ühe korra. No vaata, see on. Aga see pigem see, et keegi teeb midagi nagu valesti ja siis sa oled järsku mingi... Aga võib-olla, noh, siis võib-olla realise'id, et it's not it või see ei klapp ei ole ikka seal. Minust on väga oluline, et see on nagu... Jaa, ei, ma mõistan nüüd täielikult, mul tuli väga halb flashback. No võt. Nüüd ma räägingi, et siis otseselt, ma ei tea, ei tasu kõigiga magada, kui teate, neiud, kui te tunnete päriselt, kui läheb asjaks ja te tunnete ikkagi alguses, et tegelikult ei vaibis ju ärge kohe. Ärge kannatage seda läbi, see ei tohiks nii olla. Pärast on nagu see, et te ikkagi magate ja siis on pärast kahetsus on veel siis on nagu mingi fuck kahetsed, võtta. Või on piinlik või... Samas jällegi ühel hetkel piinlikud asjad muutuvad naljakaks. Ma ei tea, kas kõik muutuvad või? Ma arvan, et muutuvad. Vaata praegu sul oli ka. No. Aga nüüd kui ma ikkagi mõtlen, siis see on funny. Tahad äkki rääkida? Sellepärast, et ja ma ei taha sellest rääkida. Okay. Aga see on naljakas. Okei, nii hea lugu. Sõbranna mees ronis nende pulmaööl teise naisega voodis, kes endine suur influkas. Kuskil Aussis vist. Siin on Austraalia lipp, jah. Midagi ei juhtunud väidetavalt, aga hommikul olid naise rinnahoidjad voodis. Abiselt nad lohotasid lõpuks. Oh my god, midagi ei juhtunud väidetavalt. What the frick? Ja rinnahoidja oli voodis. Jah, siuke valest. Oh my god, seda... Pulmaööl. Aga ma ei saa, kuidas see võimalik on? Vaata, inimesed abielluvad vahest lihtsalt selle eesmärgiga, et oma suhet parandada. Ei, aga ma mõtlen seda, et nagu pulmaööl, ma eeldan, et aga sa pead minuga terve õhtu koos olema. Jaa, aga võib-olla pruuti ennast nii purju vaata ja magama juba. Mees huugas, mingi kuule, ma jään siis meestega alla huugama. Samas sa ei tee seda oma pulmaööl, nagu sa jää meestega alla huugama. See on üks õhtu, kus sa ei huuga mingi oma sõpradega, vaid oled oma naisega nagu. Oh my god, ma ei kujutada, kuidas see välja nägi. Aga no mida pekki, see on lihtsalt major. Ma tahaks teda, kes... I wonder, kuidas see sõbranna teada sai? Ma ei tea. Ja kes selle rinnahoidja leidis? Ja kes selle rinnahoidja leidis tõesti? Nagu lähed järgi sellele või? Fuck, mul on ühe korra olnud nagu see oli mingi aastaid tagasi. Tere, oota, mul fucking jalg tõmbas nii krampi praegu. Vaata, nagu rinnahoidnud tüdrukute jaoks oli olulised. Nagu sul ei ole neid... Kallis kraam. Esiteks on kallis kraam, vaata, sa pead mingi... No seda sa joostel lihtsalt mööda minnes tahad suvada, vai see sobib mulle, et sa ikkagi üldjuhul mingi fitid, proovid neid asju, ja siis ma mäletan, ma unustasin enda rinnahoidjad nagu ühe hookupi juurde, aga nagu ma ei soovinud temaga rohkem suhelda. Siis mõtlesid pohhu ja see rinnahoidja või? Ja siis ma ohverdasin see rinnahoidja, nagu siiamaani mul tuleb see meelde, kui ma... Mõtled vahel selle? Kui ma nagu lähen Tartusse, siis tuleb ikka meelde, fuck siia. Võiks ikka ära tuua, on ju? Jaa, no kahju. Ei, ära küll ei lähe tooma. No võiks, äkki. Nii. Oota, see on niimoodi, et see on algustoori. Oh, wow. Mul eks hakkas timmima oma eksiga mu selja taga, aga mulle halas, et tal on nii raske kooli ja spordiga. Ütlesin, et okei, teeme nädal aega pausi, et härra saaks oma shit straight. Sellel nädalal tegin umbes 86 Seevaldi taseme kõnet eksile, nähes, kuidas nad käivad Rocca al Mare parklas musutamas. Stay single. Holy shit. Tead, mis on pekkes või? Eesti on nii fucking väike. Jaa. Nagu mitte miski ei jää saladuseks. Ja jätk sellele, et eks räägib, et me läksime lahku, mitte et ta mind pettis, vaid et meil erinevad maailmavaated. Naised, kui mees toetab petmist, ole tubli ja toeta ka. Fuck. Seda jääb visi kirja. Appi kui hea. Naised, kui mees toetab petmist, ole tubli ja toeta ka. Tõesti. Nagu sorry, ma teen seda tagasi seda, mis sa mulle tegid.
vaatame, kuidas sul siis olen. Vussutamas parklas. Rocca al Mares. Väga romantiline oh aegis. Ja kõige parem. Sa oled Friendsi näinud või ei ole, on? Ma olen mingi paari osa. Ühesõnaga nagu the ultimate meme on see, et we were on a break. Kui Ross ja Rachel on koos, on ja siis nagu mida me peaksime breigi tegema. Ja siis samal õhtul, kui on nii-öelda see paus, siis see mees läheb ja hukkapib kellegagi, mingi one night stand. Ja siis tema ütleb samamoodi, et see ei ole petmine, vaid we were on a break. Nagu, ma ei ole pausi teinud kunagi, ma ei tea, mis paus tähendab, aga võib-olla peaks nagu mingi reeglid paika panema. Nagu ma ei tea, kas ma olen, ma vist olen. Pausi teinud? Jaa, olen. Aga siis me mõlemad olime eri riikides. Mina olin Eestis ja tema oli välismaal. Okay. Ja siis me lihtsalt läksime nii tülli üks hetk, et me lihtsalt ei saadunud omavahel läbi ja ma ütlesin, et nii kaua kuni müksti seal. Nagu, vaata mingid probleemid jäävad alati õhku ja siis nad kuidagi, kui te lähete veel tülli või midagi hakkab häirima, sa tood need vanad probleemid üles. Ma nagu veits, ma teen seda miski pärast nagu siiani vahepeal, et nagu kui miski häirib, siis ma tahan nagu kõik tuleb meelde, kõik on nii pahasti, vaata. Aga see on see, et sa hakkad otsima argumente. Täpselt, vaata, ja sa tegid niimoodi ka, vaata. Ja siis ongi, et see on ülitoksik tegelikult nii tohi teha, kui sa oled nagu midagi andeks andnud, siis sa peadki andeks andma, mitte seda kogu aeg meelde tuletama. Ja, mitte kaaslasrevi. No, me kõik ei ole nii. Wow, look at you. Ja, vaata ma olen uus inimene, vaata see võib-olla Pärnu õhk teeb mu täiesti teiseks inimeseks. Ma tundub ka. Tallinn. Tallinn ei ole T stands for toxic. Kõigi teas, ma olen Pärnust pärit ka võib-olla sellepärast, mul on kodulinna võib. Aga mis ma nüüd rääkisin, ma juba unustasin ära, et ongi see, et sa ei tohi olla toksik ja siin on ka nagu, et ma ei tea see, kui sa oled ikkagi pausil, siis oleme üksteise vastu nagu respectful. Ja ma mõtlen ka, et aga mina olen olnud, ma ei ole midagi teinud. Me teeme ju nagu pausi sellepärast, et sa tahad aega nagu ise endale. Mitte see tahate, okei, teeme pausi nagu nüüd reede õhtule ma saaksin minna välja hukkapida kellegagi ja siis pühapäeval, kui on vaja kaitsutada, siis oleme jälle koos. Miks sa tahad kedagi teist? Miks me siis lahku ei lähe? Nagu see, kui pausi ajal pannakse kedagi teist, siis no-go, siis nagu pausi tagasi ei tulda isegi. Reaalselt. Siin on keegi kirjutanud, et olin suhtes kutiga 2 aastat, ta keelas teistega suhtlemise. Okei, vangi vibes veits. Ühel hetkel krabas ta mu telefoni käest, lukustas ennast vannituppa, kustutas kogu meie vestluse parima sõbraga. Ma selle peale ütlesin, et tahan lahkumine. Ta põlvitas ja anus mind tagasi. Peale seda kaotasin ka parima sõbra, jutt tegelikult pikem. Ehk siis tal oli parim sõber, prollises mees, tüdrukul. Ja vaata, see on võib-olla armukadedus ja mitte usaldamine. Ja siis sa oled ka, et nii närvi võtad telefoni ära, kustut vestlus ära või? Tead, oh my god, teate, keegi siin küsis, palun laske neile rääkida üks crazy story, et sellega seoses mul tuleb üks crazy story meelde ka. See oli see sama grind muideks, millal see kõik toimus. Põhimõtteliselt oli niimoodi. Me tulime grindile Pärnusse ja ma ei tea, kas ma käisin. See oli siis sina ja eks või? Mina ja minu eks. Ja meil ei mitte Pepi. Ja siis tulime grindile ja me läksime samamoodi pärast Sunseti. Käisime Sunsetis ära, kõik oli fine, kõik oli hästi, mitte midagi ei olnud, ülimalt purjus olime. Ja me läksime tagasi minu juurde nagu korterisse magama, ilmselgelt nagu kus me ikka magama peaks. Ja ta lihtsalt kassis ära, tõusis voodist püsti ja kõndis uksest välja. No words. Ja ma nagu korteri uksest välja? Jah, lihtsalt läks minema. Ja ma olin nagu mingi what the fuck just happened, nagu ma olin täiesti segaduses. Ja siis ma näen nagu, kuna mul oli ka see Find My sees, ma nägin, kus ta lihtsalt istus bussipeatuses ja läks takso peale. Ja sõitis selle taksoga oma eksi juurde, kes oli samal ajal Pärnus. Ja ma mingi nutan kell 6 hommikul koridoris nagu paanilis, niimoodi, et mu sõbranna pidi tulema enda juurest ära ja tuli mulle nagu hommikul sinnast ma olin endast nagu nii väljas, ma mõttes on nagu 6 hommikul, sa oled täiesti šokeeritud, vaata, sul mingi kutt läheb minema, jätab su üksi korterisse, sõidab eksi juurde. Meil oli niikuinii selle eksiga nagu kogu suhte välta nagu nii palju probleeme, sest et üks point, miks selle eks, nagu muidu fine vaata, osad eksid suhtlevad, aga point on sellega, et neil oli ka koer ja siis näiteks, kui me olime Tallinnas, siis ta tõi tavaliselt, käis ka öösel oma eksi juures ja siis ta ütles, ta käib koeraga jalutamas. See selleks. Holy shit. Teate, ma olen haiged asju üle, igastahes. Ta läks selle eksi juurde.
ja mul ei olnud grandipiletit, see aasta ma grandile käinud. Noh, ei pidanud tähele minema. Ja oli järgmine hommik ja tal oli auto ja maja ette muidugi. Ja siis ta oli mingi, ma sõidan Tallinnasse, kuigi ta oli ikka lädrapurjus, kõik need 3 päeva, mis ta siin Pärnus oli lädrapurjus. Siis ta oli mingi, ei, mul on autot vaja. Ma olin nagu mingi, mul ei olnud too aeg luba, ma olin nagu mingi, tule võtta siis, kui sa tahad. Ja ta tuli oma eksiga, siis minu maja ette, võttis selle auto, sõitsid vastu prügikasti veel niimoodi, taga see pagassi uks läks mölki, võtsid selle auto ära. Ja siis ta rääkis mu terve aeg, et tema läheb tagasi Tallinnasse, ta sõidab Tallinnasse. Ma olin, okei, davai, mine Tallinnasse. Ja kõik mu sõbrad olid kuulnud sellest õudsest story'st, mis muga juhtunud oli, kuidas mul mingi kutt läks hulluks. Ja siis mu üks sõber oli mingi, et tead, ära kassi seal kodus, lihtsalt tule välja, lähme grindile vaata, et jagame seda fucking käepaela, no vahet ei ole, on ju. Ja läheme siis mina grindile, kõik mu sõbrad olid too aasta grindil. Ja ma astun grindi alale sisse ja ma näen, minu Peika seisab enda eksiga käes kinni grindil. Samal ajal, kui ta ütles, et ta on Tallinnas. Oh my God. Ja sa ei tea, miks see šoki ma sain. Ma olin nagu mingi mida fuck. Ja tead, mis see kõige väärakam või? Minul ja mu Peikal oli sama särk seljas. Ja et see oli mingi koertega bluus ja mis mõlemad... Sul oli siuke särk seljas? See oli väga armas särk. No, ma lihtsalt ostsin endale ja siis tema oli ka igastahes. Ja me lihtsalt lõugasime seal grindi alal üksteist. Ma mõtlesin, mees, mis su viga on? Ma ütlesin, sa oled valetad. Ta ütles, et ei, mida fuck ei saa siin tee. Siis me hullud seal kaklesime. Siis ta ütles, ei, et ma ei ole üldse, et tema eksil on mingi uus Peika juba, et ma üldse ei ole mingi, et ei magada ka koos ja Siis ma olin nagu mingi, et okei. Ja siis põhimõtteliselt oligi, nad tulid mitu korda mulle käeskinni vastu ja kõik mu sõbrad nägid neid käeskinni ja siis tuli välja, et tegelikult, et ta lihtsalt, ma ei tea, ta ajas mulle räige pläma ja siis jõudis muidugi pühapäev, kui nüüd oli kõik festival läbi. See story tegelikult läheb edasi igastahes. Too õhtu ma olin mis nii-öelda minu jaoks lahus. Ja mul oli üks sõber siin Pärnus. Me olime too aeg sõbrad ja kunagi midagi enamat ei olnud igastahes. Ta kirjutas mulle, ta oli mingi, et sa oled Sunsetti. Ma olin nagu, ma olen Sunsetti. Ja siis ma läksin Sunsetti ja ma olin selles sõbraga, tantsisime ja värki ja nagu midagi ei juhtunud nagu lihtsalt sõbraga Sunsetis. Ja järgmine hommik, ma ei tea, kas tal oli telefon katki. Igastahes, mu eks-Peika siis tuli lõpuks tagasi sinna korterisse, kuna pühapäev oli. Tuli siin korterisse tagasi ja ta oli mingi, et mul on nii kahju, et ma sulle niimoodi tegin ja et kas sa annad mulle andeks, et ta mingi nuttis mu jalga täies põhimõtteliselt täiesti nagu ja ta nuttis mu jalga täies ja ma olin nagu mingi, et no mina muidugi siuke empaat, kes ma olen, ma olin nagu, issand, kõik on hästi. Oh my God. The things nagu Janel on üle elanud. Ja siis ma ei tea, mis mu eksi telefoniga oli mida viga, ta pidi minu telefoni kastuma. Ja ta läks mu telefoniga vetsu. Ja ta näeb, et see kutt eilsest õhtust kirjutab mulle, vaata. Ja lihtsalt need message'id jooksid. Yeah. Ja ta oli mingi, tuli sealt vetsust välja, ta oli mingi, mida perset sa, kus sa käisid kellega. Ja siis ta kirjutas sellele kutile mingi troppus. Ma ei tea, mida ta kirjutas minu telo alt. Ja et mingi saame kokku või midagi. Et nagu põhimõtteliselt nagu see oleks mina kirjutanud. Et mingi, et ma tahan sind. Ja mingi siukest asja kirjutas sellele kutile. Ja ma olin lihtsalt nagu mingi what the hell. Ja me ikka olime koos ja me läksime too õhtu ikka rõõmsalt koju. Kõik mu sõbrad olid ka mingi, Janela, mida perse, et ma olin nagu, tahate Tallinnasse saada või ei taha. Kuna me tulime tema autoga kõik. Ja siis ma ikka olin taga koos. Peale siukest asja. Mul on nii raske uskuda, sest ma ei tunne üldse sellist Janelat nagu. Tead, mina ka ei tunne. Ma ei tea, ma olin lihtsalt nii brainwashed nagu. See on lihtsalt nii haige story nagu. Ma ei tea, mis kohaga ma mõtlesin. Mees, mida helli? Ja muideks... Kuvaaksus sõbranna maksul lõuksi on, ma arvan, kui sa aru ei saa kõik olid väga vihased, aga point ongi sellest, mõistus ei ole oma teha. Aga, ja see kutt, kellega ma too õhtu olin Sunsetis, see ei kogu meie suhet veel kummitama ja mina olin kogu aeg sellepärast väga-väga halb inimene. Et mina arvates, et kui me olime lahku läinud too hetkeks, siis miks ma ei tohi mingi teise kutiga suhelda. Samal ajal saad oma eksiga juures, aga mina olen kuidagi paha. Kogu aeg oligi see, et ta flippis, vaata. Et tema tegi tegelikult halvasti, aga ärsku oli mina oli halb inimene. Tal oli nagu mingi jokker kogu aeg. Tal oli kogu aeg midagi taga varnast. Siis
see on nii palju haigeid asju veel olnud, et nagu mul tuleb praegu lihtsalt kõik nagu meelde ja ma lihtsalt nagu vaata. See Pärnu. See on see Pärnu. Aga ma ei tea, ja sellepärast ma grind jääb elu lõpuks just meelde, sest see oli nii. Sa tahad minna tagasi sinna, ma oleks mingi full traumeeritud. Ma ei tea. No, on, mis on. Tervitan oma eksi. Aga jaa, eksid mulle ei meeldi. Muideks ma nägin oma ekspekat ka Pärnus juhuslikult. Nüüd või? Jaa. Mitte see nädalavahetus, vaid paar nädalavahetus tagasi. Ta ei julgenud mul otsa vaadata. Ma ei tea, miks. Ta vist igatseb mind väga. Ta ei tahtnud mulle silma vaadata. Anyways. Ma tahaks näha seda inimest. Mul on nii kahju. Ma veel ei ole, saate aru või? Jah. Räägi, et Eesti on nii väike. Aga ma ei ole veel näinud. Ta ei ole näinud ju. Kaua me sõbrannad oleme mingi 2 aastat. Ja, aga vaata, ma läksingi just ju. Ei, ma olin veel koos. Sa olid koos veel siis ja sa olid just nagu värsket lahku läinud. Ei olnud, muideks, kas mäletad ühe korra me käisime suveterassil ja me käisime džunglis, siis kui ma sind veel otseselt ei tundnud. See oli esimene kord, kui ma nägin sind. Ja kui ma käisin väljas. Ja siis ma olin koos oma kutiga, sellepärast, et ta sõimas mind sama õhtu. Et ma olen väljas ja mul on mingi snap, kus ma olen ennast filminud ja siis kirjutanud, et eks-pek jälle sõimab mind. Anyways, good times, thank you. Good times. Aitäh nende lugude eest, muidu ma podcasti teha ei saaks. Igastast siin on veel lugu, et eksi mistress valestas 7 kuud, et on rase, padikõhus pildid, snapid nii edasi ja sünnitas poja. Ainult selleks, et oma eksi endale tagasi saada, hiljem tuli ikkagi välja, et obviously tal last ei ole, psycho vibes. Mida helli, sorry, see on küll next level ju. Ma ei tea, mis... sa lähed oma valega. Nagu ei, vaata, sellest ma ei saa aru. Nagu, et sa tahad kedagi nii väga, kes sind ei taha. Ma ei tea, aga mis on, vaata, see on see chase, see adrekas, see on nagu lihtsalt nagu mingi, Aga kui teine nagu ei taha? No siis hakkab tahtma. Meie agent oli või? Ei olnud. Aga... Agent. Aga see lihtsalt nagu naistel on see, või noh, nagu sa ei hakka lapsi tegema kellegi, kes ei taha sinuga lapsi teha. Või siis ta ikkagi annab natukene kätte või? Ma ei tea. Fucked up. Sasslugu. Olin suhtes kutiga, kes kui välismaale tööle minnes chillis. Mis asi see on? Padoos. Olin suhtes kutiga, ma ei saanud isegi aru, mida sa ütlesid alguses. No loe see siis. Oh my god. Olin suhtes kutiga, kes kui välismaale tööle minnes chillis paduus, ma ei tea, mis see tähendab. Ja sebis transadega. Okei, scrolli on mingi tai. Ma arvan, see on mingi tai või midagi või mingi palli. Väidetavalt tegi sõpradega nalja. Aga kiri sisuga I wanna know how it would be like you. How it... Okei, ma räägin eesti keeles, tõlgin selle lause ära. Ma tahaks teada, mis tunne on sina olla, et ma ei taha su seda imeda, aga ma ei ole gei. No, põhimõtteliselt taha saada, aga ta ei taha munni imeda. Jah. No kurat ei kõla väga naljana, mis sõprade kesk. Ei kõla, nagu sorry. Vaata, see ongi Heteromehed ei nagu isegi ei mõtle selle. Jah, aga point on ka selles, et vaata, kui see gei olemine, vaata, poiste seas on nii õudne teema nende jaoks ja see on täiesti nagu unacceptable, nagu, et sa oled. Või nagu, jah, ongi see, et nad võib-olla nagu aktsepteerivad, on ja aga see, et sa pead ütlema seda. Aga see, et sa pead ütlema, fuck, nagu ma tunnen poistel nii kaasa, see on väga raske, ma arvan. See on väga raske. Ja sa võid niimoodi oma sõpruskonnast ilma ka jääda. Ja pluss on nii toxic environment üldsegi nagu. Minust fucking kutt olen ka veits toxic. Te ei räägi kunagi oma tunnetest, te ei räägi kunagi mitte midagi, te ei tea, see on üldse heldi. Sa ei tea isegi, mis su sõber teeb. Nagu, ma ei tea, tavaliselt küsid kuttide käest midagi, kes on nagu mingi, ma ei tea. Ei, normaalne, see on nagu mina, mis ma mingi, et okei, kui te istute 3 maha, millest te räägite? Millest te räägite? Ma päriselt ei oska öelda nagu. Äige. Ei, ma ei tea. Kahju küll, ma ei tea, mul on nii kahju inimestest nagu. Kuttidest tähendab, naistest ei ole. Naistest on ainult siis kahju, kui neil on koledad mehed. Aga mul sugi tunne, et see ongi nagu mingi peenise kujuga. Kas sa ei ole ammu saanud või? Ei, aga kas sa näed seda? Okei, võta koju kaasa. Mul on dirty jook. Võta koju kaasa.
Dirty Martini. Siin hakkab päike paistma, siis sulab ära. Ma panen siia päikse kätte, siis sulab. Igastahes... Meil said lood otsa. Tegelikult üks lugu on veel, aga see on pikk, võib-olla räägime kunagi hiljem selle. Tegelikult meil on endal veel väga palju lugesid. Siis kui sa loed teiste... See on ikka huvitav. Sul tuleb endal nagu meelde mingid oh my god, ma olen samas olukorras või umbes mingid... Mul on igast haiged lugusid veel, aga need me vist jätame teiseks korraks. Niimoodi, kui te saadate meile. Te võite niisama ka saata, ma ei tea. Nagu, kui teil on midagi... Teke fake-konto saatke DM-i siis kas täpselt, või kui te tunnete kunagi, et teil on midagi väga... Teil on vaja midagi südamelt ära saada, siis me oleme safe space. Me ei hakka blackmailima teid. Eriti veel nagu, ma ei tea, see tegite meist nii palju diskussiooni. See oleks nagu klatšiks, vaata kellegi teisega. Issand jumal, ma nii armastan gossipida nagu. Also ma tahaks tervitada Pyrexit. Polsiraptors. Aga meil pidi olema täna toetaja särgid. Meil pidi olema. Meil on deal. Ma ei tea, kus särgid on. Ma ei tea. Staarid peaksid kohale tulema. Ja ta julgenud tulla. Ja also Pyrex ei julgenud muga eile õhtul rääkida, sest ta kartis, ma räägin tast podcastist. Näe Pyrex, ma räägin tast podcastist. Aga see on nii näega, sa sõbrad ongi tähega. Räägivad mingi story. Vaata, et seda podcastist räägid. Jaa, nad kardavad. Kas ma räägin kõige podcastist? Ei räägi, aga tead, vaata samas on see, et nagu, kui midagi naljakat juhtub, siis me ikkagi tahame sellest rääkida. Ja siis vaata või võib-olla nad ei taha nagu... Aga samas pakku, jah? Ei, nagu jumala eest, kui me tahame midagi podcast rääkida, siis ikka üldjuhul nagu küsid, kui see on nagu relevantne veel. Jaa, aga kui siis küsib üle. Jaa, võib-olla ei küsi ka, aga noh. Ma ei tea. Kui ei ole mingi hullu. Võtke nagu veits chillimalt, nagu me oleme Eestis. Keda kotib? Keda kotib? Kõik läheb meelest ära juba järgmises episoodiks. Nii lamp. Anyways, me jääme siia edasi sööma ja me jääme seda atmosfääri nautima ja päikest lõpuks. Ja finally. Peppi lõpp padelit mängima. I guess. Nagu ikka. It is what it is. It is what it is. Nii et näeme juba äkki, ma ei tea, Islandil. Jah. Ongi ju, Island on homme. Siis niimoodi, kui see episood tuleb välja. Okei, näeme seal. Ciao. Ciao.